Kuidas põgeneda toast, millel on lihtsalt nii karm lukk? Seda saate teada, kui tulete Musta hunti põgenemismängu mängima. Arno, mis koht see Must hunt selline on? Must hunt on siis selline täiesti uudne meelelahutus Eestis. Et tegemist on sellise põgenemismänguga, kus siis 2-4 liikmeline meeskond peab põgenema ühest toast. Ja selleks, et põgeneda, nad peavad siis olema tähelepanelikud, vaatama ringi, kus mida on puudu, kus midagi käib ja siis leidma võtme ja toast põgenema. Et tegevus toimub siis päris elus ja päris toas. Nii, ja mida siin üldse veel teha saab? Siin saab korraldada sünnipäevi, üritusi, firma üritusi, lihtsalt sõpradega tulla, et siin saab, ruumi on nagu kõigile, et tulge julgelt. Räägi see mängu kulg lahti, et kuidas kõik algab ja mis tegema peab? Mäng algab siis nii, inimesed tulevad siia alla, siis me tutvustame neile lühidalt, kuidas mäng toimub, ehk siis mäng siis kestab 60 minutit ja selle käigus siis meeskond peab lahendama erinevaid mõistatusi ja sealt toast välja saama. Mängu alguses paneme kõigil meeskonna liikmetel käed raudu ja saadame nad tuppa, aga enne veel, kui me tuppa need saadame, me räägime neile väikse sissejuhatuse. Mängu story on siis järgmine. Aasta oli 1944. Toimus Tallinna pommitamine. Võim Tallinnas oli sakslaste käes, aga siin tegutses ka väga aktiivselt Punaarmee. See maja oli siin KGB mitteametlik peakontor. Teid kui kulakuid oli kinni peetud ja siia toodud. Teid süüdistati Vene ühiskonna reetmises ja selle eest oli teile loomulikult määratud kõige kõrgem karistus, ehk siis 25+5 Siberis. Aga kuna te olete olnud nii osavad kauplejad, siis te olete suutnud ennast kaubelda selle maja kõige kõrgema ülemuse jutule, ohvitser Rebase jutule. Teid toimetati alla ohvitser Rebase kabinetti ja pandi istuma. Te istuite sealt mõned minutid ja siis tuli ohvitser Rebasele üks telegramm. Ta kirjutas sellele kiire vastuse ja jooksis toast välja, lukustades enda taga ukse. See on siis see lugu, mis ma siis meeskonnale räägin, kes tulevad ja sellest loost nad siis peavad leidma esimese vihje ja siit siis mäng algabki. Kust üldse selline idee, et selline mäng või selline mängutuba luua? Idee tekkis sõpradega suve lõpus Prahas. Et käisime seal ühes sarnases ettevõttes, mängisime, oli ülivinge ja tulime välja ja esimene mõte oligi, et tahaks ise ka seda veel teha ja siis mõtlesime, et kuna sellist nagu Eestis ei olnud, siis mõtlesime, et teeme ka Eestisse sellise asja, et saaks kohalikule inimesele ka midagi sellist lahedat pakkuda. Kellele see nagu mõeldud on või sobib või kas on mingid vanusepiirangud või üldse piiranguid ka? Põhimõtteliselt võib siis öelda, et vanusepiirangut meil ei olegi, et võivad tulla noored ja vanemad, kuskil nagu mingit füüsilist jõudu ei ole vaja, et tegemist on siis sellise tähelepanu mänguga ja peab olema hoolikas ja hoidma silmad lahti. Kuidas siia tulla saaks või kust infot saab rohkem? Rohkem infot leiate meie kodulehekülje pealt või siis meie Facebooki lehelt Must hunt. Nii, tüdrukud, teie nüüd sooritasite väga edukalt selle ülesande, et kui keeruline või lihtne see oli? Minu meelest oli päris keeruline, sest osad asjad, mis me olime täiesti kindlad, et on mingisugused vihjed ja me kulutasime seal hästi palju aega, tulid pärast välja, et ei olnudki vihjed ja siis osad täiesti ootamatust kohast tulid vihjed välja, et siis see oli lihtsalt hästi palju katsetamist, proovid, mis kuhu võiks minna, tegelikult väga ei teagi. Aga on see selline siis lahe sellise nii-öelda sõbraga või sõpradega ajaveetmisviis? Jaa, kindlasti. Midagi teistmoodi. Praegu on selline tunne, et tahaks kohe järgmist tuba proovida. Jaa.